mida me siis põrkama paneme? Sellised vankrid. Rattad on pärit õhupallide poest, et siia vahele saab panna õhupalle. Ja nüüd selle vankril on selline kuju. Siia ümber on pandud kumm kontoripoest. Ja see ots on siis see, mis on meil põrkamisots. Kui meil on 2 sellist vankrit, siis need kohad klapivad siit täpselt kokku. Ja kui, eks ole, selline liigutus muutub võimalikuks. Nüüd rattad ise ei ole loomulikult ideaalsed. See värk jääb seisma, kui teda lükata. Aga see, mis toimub pärast ja enne põrget, ei ole praegult oluline ja põhimõtteliselt saab sellega tegeleda, kui sa arvestad hõõrdamisega. Ehk siis lihtsalt, et mida need vankrid teha oskavad, et nad põrkavad päris hästi. Ja see energia, mis sellesse põrkasse kaotsi läheb, ei ole väga suur. Ehk siis see on üsna hea lähendus lahtisele põrkele. Et tõestuseks kas või see, et kui ma panen 2 ühesuguse massiga vankrit põrkuma, siis eks ole üks jääb paigale, kui teine läheb kaugemale, seega impulss kantakse täielikult üle. Et saab teha veel, ma ei tea, mis iganes eksperimenti. Et kui ma panen selle vankri siia vahele, lükkan selle siia, kõik võivad korraks mõelda, et mis nüüd juhtuma peaks, kui ma selle sinna lükkan. Et siis see käib niimoodi. Ja siis tõttas välja, sest see ei olnud päris õige koha peal. Ja nüüd ta töötab paremini. Nii. Ja nüüd, eks siis meie põrge on see siin. Et seda kummipaela siis venitatakse välja. Ehk siis paneme selle liikumise geneetilise energia selle kummipaela elastsuse potentsiaalseks energiaks. Pärast see potentsiaalne energia uuesti vabaneb, pannakse geneetiliseks energiaks ja see värk siis liigub tagasi, ehk siis toimub põrge. Ja nüüd, ehk siis kuna need vankrid on tõesti kerged, punkt 1, mis me tahtsime, ja punkt 2, et see põrge kestab päris kaua aega. Seda on natukene isegi silmaga näha, et kuidas see kummipael siin venib välja ja siis uuesti sirgeks läheb. Ja me saame neid põrkeid uurida, aga mitte selles süsteemis, sest siin ei ole meil veel küljes ühtegi sensorit. Ehk siis me läheme veel üks samm edasi ja proovime panna püsti, kus me näeme põrget sellise lehedal kujul.